Oota, tule me paneme sinna rida sulle. Kaua tehti Kairike, tõi oma selle plekiga ära, näe. Kilo on. 1,5 kilo. See on kilo, ma arvan. Kilo. Pool liitrit. Let's go down, don't you wanna go down and ring along, have a sing along, put some pickles on and play the Mellotron. Go down, let's go down, let's go down, don't you wanna come down and ring along, count to 20 and go and right and roll. Mine hullu! Ma just avastasin ja mul ei käinud. Tervist kõigile vaatama Postile ka teist hooaega. Tahan teid tervitada uues hooajas. Nüüdseks on esimene hooaeg meil selja taga ja alustame uue hooaega. Selles hooajas on meil uued eesmärgid ja uued sellised väljakutsed endale, et hakkan neid nimetama ükshaaval, mis meil on neid. Esiteks tahan ära mainida, kui palju meil kokku on planeeritud episoode. Meil on planeeritud kokku teha 18 episoodi selle hooaega ja ma loodan, et me saame kõik selle hooaega ära teha. Mis siis veel näiteks? Et eelmine aasta näiteks näitasin mingi kindlaid kalaliike. See oli eelmise aasta nagu eesmärk, vaata. Et osasid me unustasime isegi tutvustada, näete neid teile otseselt nagu silmast silma teile. Ja see aasta me teeme need ka nagu tagasi ära. Samuti eelmist aastast jätsime ära vähemalt 4 episoodi. Tahame selle aastaga need ära teha ja neile neid näidata. Loodame, et need on ka samuti huvitavad ja ägedad. Eesmärk oli ka see, et on võimalik ka püüda mingi kalu ka veel erinevaid moodi. Ehk siis on võimalik erinevate püügiviisidega veel seda püüda. Näiteks väga hea variant on haug. Seda on võimalik hästi palju varianti püüda ja see aasta me näitame ka erinevaid varianti teile. Ja põhiline, meie kõige suurem eesmärk on see, et iga episood teha teile nii ägedaks, nii enda jaoks kui teie jaoks vaatajad, teha nii ägedaks ja huvitavaks, kui see vähegi võimalik on. Need on selle aasta eesmärgid, aga nagu te näete, on talv ja alustame kõigepealt nagu rahulikult ja nii edasi, siis teeme siukse püügi nagu talvise püügi. Võib-olla mõni tavapärane inimene ei teaks, kuidas see püük peaks välja nägema. Siis täna me näitame selle ära, selle kõige klassikalisema püügiviisi. Igasugused muud varustused ja asjad selles suhtes, et millega on võimalik üldse püüda talviti, et see üldse talvine püük õnnestuks. Seda ma vaatame aga järgmise videoklipiga. Talvisele püügil, nimetame need kõik asjad ära, et talvine püük üldse meil õnnestuks, siis on esiteks, ma kiirelt ütlen ära, et riietus on nagu esmatähtis, see peab olema lihtsalt nagu võimalikult paks. Pange tõenäoliselt, kui teil näiteks stressipüksid, pange topert või isegi 3-kordsed neid, sest et nagu, alati ikkagi riietust oleneb see, kui pikk teie päev nagu tuleb püügi mõttes. Kõige tähtsamad on kindlasti jalanõud, et oleks võimalikult soojad ja nii edasi ja kindlad samamoodi. Täna mul natuke tagasivõitlikumad, sest et täna ei ole nagu suuri miinuskraade, on ju. Aga igasugused riidejutud ja asjad lähevad mingi teisele episoodile võib-olla kunagi hiljem üle. Räägime nüüd põhiasjadest võib-olla, mida te ootate ja räägime kalapüügi varustusest. Et üks asjadest, kui ma võtan praegu Mareki omasid, et puur on see, mis nagu peab olema, nagu see on must be, ilma selleta jää peab püümine on võimatu, sest et see on asi, millega me saame teha jää sisse augu, kus me saame hakata oma kala utsitama esiteks. Siis nüüd jõuame selle juurde, mida kõik kindlasti ootavad, on igasugused rituaalid. See on võib-olla küsimus väga paljude algelistele püüdjatele, millised need rituaalid üldse välja näevad. Need on sellised väga väiksed, kompaktsed ja mahuvad igale poole ilusti ära panna. Tamiil soovitavalt peal, sest et tamiil ei jäätu tõenäoliselt. Et kui te nööri panete, tõenäoliselt see lihtsalt nagu pärast on teil lihtsalt see igasugune rullik või igatahes on kaos, ütleme niimoodi lühidalt öeldes. Tekib teil kaos ja võimalikult võiks olla peenik ja tamiil. Siis, mis siia otsa läheb, on igasugused sellised huvitavad asjad nagu kirttirgud. See küll rappub mu siin veits. Aga igatahes, need on sellised nagu omamoodi asjad, kui võib-olla arvavad nagu tavapärased sellised algelised püüdjad või üldse tavapärased inimesed, et mis see konksuks on, kas need on tavalised nagu need suvekonksud, vaata mida meiegi näitasime nagu suvisel ajal teile.
siis noh, neid võib ka kasutada, aga need ei ole nagu tavapärased. Viimastel ikkagi vähemalt, ma arvan, 20 aasta jooksul on ikkagi kasutatud sükseid asju nagu kirptirke. Need on erinevates värvides, erinevates raskustes, erinevates kujudes. Et saate ise valida igast kalatoodete poest, Talviti tõenäoliselt peab neid alati müüma. Ja söödavalik on ka siuke nagu ta on, et tavaliselt on 2 sööta, selleks on kärbsetõugud ja sääsevassed. Need on kõige klassikalisemad nagu talvised söödad. Paraku meil täna neid ei ole, meil on üks teine sööd, selleks on krevett. Miks krevett võib-olla on parem ja nii edasi, kui sääsevassed ja kärbsetõugud on sellepärast, et tahad säilivad kauem. No selles mõttes, et jah, see nagu kvaliteetaeg, et ise endale süüa, see muidugi kestab vähem, aga kalale nagu see, noh, kala ei koti see, et kas ta on halvaks läinud või ei. Et ta paab selle ka nagu ilusti alla. Aga veel, mis on sellele üks pluss, on see, et ta lõhnab tohutult hästi ja see on see, miks me ka seda kasutame. Muidugi võiks olla ta nagu elusi liikuv, aga noh, paraku me seda ei ole. Ja nüüd väiksed lihtsamad asjad, mis oma lihtsuse mõttes võiksid olla teil veel. Et mingi tool, kus te saate olla, et ei peaks mingi istuma pükitama kuskil mingi jääaugu ääres ja mingi põlv nagu märjaks tegema ja nii edasi. Siis on hea, kui teil on tool. Samuti pult. See peab ka mingis mõttes olema, aga ei pea samas. Lihtsalt oma mugavuse mõttes on, kui teil on endal oma kult, sellepärast, et paraku tekib sükest jääollust, jääauku, siis, kui te puurite alles auku. Paraku seda tekib, seal ei ole midagi teha. Kui te ei taha oma käsi märjaks teha, siis muretsege endale kult ja mure on lahetud. Meil on ka täna üllatuskülaline tänase päeva puhul. Et täna vaatame, kes noormees meil õigupoolest ka on. Nii, ja meie see üllatuskülalised on keski muu kui Rasmus. Tervist! Nii, kiire küsimus. Kuidas sinu lood on kalapüügiga üldiselt? Üldiselt on, ma arvan, suht hästi. Käin nii suvel kui talvel. Ja tuleb ka midagi? Tuleb. Ja loodame, et siis täna ka juba tuleb, et teeme siis väikse püügiga ära juba siis. Davai! Siin on näidata ka, et ta on siuke pikk oma kehaga, heledamat tooni. See oli päris hea. Siin on nii pisik. Käib. Oh jaa! Olemas. Saame rassi ka särje kätte. Sul läheb paremini kui mul. Läheb seda paar. Tim, meil on õnged sees. Me tegime ühe augu juurde, et paneme ühe sinna veel. Ma tahtsin veel öelda, et kui te panete puuri, siis ärge pange teda niimoodi püsti maha. Sest need teradele võib olla kahjulik kärad, et ärge neid niimoodi lööge. Pigem aga lihtsalt niimoodi küllili. Siis ta kahjusta seda tera. See oli päris hea võtt. Siin on nii pisikesed kirk. Ma kardan, et sööd. Ma just avastasin, et mul ei käinud. Sa oled till! Nii, selline on särg. Et milline ta on, et kirjad on kiiresti ära. Et siin saab näidata ka, et ta on siuke piklikuma kehaga, heledamat tooni ja selline ta on. Et kuidas ära häiristada roosärjaga teda on see, et ta on lihtsalt kuldsamat tooni, jässakam keha, silmavärvus peaks olema, mis ma ei mäleta. Ma ei mäleta, aga... Ja sulmed on küll punakumad, korralikumad. Jah. Et selle järgi helistame ta ära. Ja nad kasvavad suuremaks. Jaa. Aga selline on siis särg, laseme ta tagasi ja jätkame püügiga ja loodame, et tuleb veel. Tervist ka minu poolt. Me tulime täna teist korda särge püüdma, sest eelmisel korral jäi seda, võtt oli, aga kättaga ei saanud, siis ma kogemata nagu Etseril seda filmisin ka, et kui tuli särgaga, siis mul oli just kogemata kinni ja igastahes. Et täna proovime uuesti ja loodame, et läheb paremini, sest täna on ka mõni vist 2+ kraadi või nii, et äkki läheb paremini. Ja rass tuleb ka kohe, jah? Ja rass tuleb ka kohe, jah.
et loodame, et siis saame oma särjad kätte tänase päevaga. Loodame. Davai siis. Jah. On, ja käib. Oi jaa! Olemas. Päris hea. Video näed kohe selle teise päeva alguses. Seal on keegi haaranud vist. Anna. Vaata, külje pealt. No midagi just on toimunud. Nii. Kõik on olemas. Nii, let's go. Jaa. Aga ma mõtlen suvisel ja talvisel järel just väga vist vahet ei ole ju. Minu käest ka mitte. Käib. Jaa, no. Olemas. Väiksem, aga näh. Selles siis kala on kala. Jaa. Ma panen enda. Vend lihtsalt. Sittus mu kopa peale. Mees, mul kandre käib. Selle aasta sinu esimene kala. Hooja. Kummalale. Kummal? Minu hulga. Selle valu. Vaat tagasi. Noh, ja otsisin telotaskust. Aga vähemalt sai kätte. See on päris, see on natuke suurem kui eelmine. See on suurem kui minu, aga see on väiksem kui sinu asja minu arust täna. Tahame kindlalt kalaseks teha. Stopid. No nii, külaline sai ka meil nüüd, Rass sai ka oma särje kätte. Pigem. Emotsioonid. No suht hea tunne on. Selle hooja esimene särg. Jaa. Nii kaua kui me edsime rahvanat püüdsime, siis tuli. Yes. Joo. Siit me lõpetame Postiga kala teise hooaja esimese episoodi. Oli huvitav, oli äge. Oli meiega uus külaline, tõenäoliselt ta jääb meiega mõndades videotes veel käima. Ja siin pole midagi muud teha, kui me veel püüame siin iseenesest. Ja nagu näha on, et kala ikkagi veel tuleb ja nii edasi. Aga siis me tõmbame selles suhtes asjad kokku. See oli särjapüük, saite näha, milline oli talvine särjapüük. Järgmine episood lähme aga püüame nende samade särgedega ka haugi ja teeme teid tuttavaks siukse asjaga nagu taliond. Aga mis siis ikka? Kommenteerige midagi ägedat, andke nippe ja nii edasi. Ja ka, mis mul siis midagi muud öelda on? Et näeme teiega kas järgmises videotes või järgmises episoodis. Davai! Järgmises episoodis oleme taaskord selle samal järvel, proovime nende samade särgedega püüda ka haugi ja näitame ka teile ära, mis asi on taliond. Igasugune muu jutt, kuidas see peaks töötama, seda saate teada ka järgmises episoodis. Läks kalaga ei tea. Palasnik! Going right to feed the planet. Viska 5!